Tere tulemast kuulama Vihuragri järjekordset podcasti osa Targatehnika kodu. Minu nimi on Andres Jessik, olen tugiteenuste spetsialist. Täna olen endaga taas stuudiosse kutsunud Meit Jürgensi Agriconist. Tere Meit! Tere Andres, suur rõõm olla taas siin. Ja täna siis räägime sealt, kus eelmalt pooleli jäi. Räägime siis N-sensorist ja sellest targast väetamisest, mis see aasta nüüd on väga popiks läinud. Tuleb tõdeda, et olukord maailmas on põllumehi aktiveerinud ja kogu see lämmastiku temaatika, lämmastiku sensor, N-sensorid, Yara N-sensor, et see on väga aktiivseks ja aktuaalseks muutunud. Et äkki aga siis räägime, mis see N-sensor üldse ennast kujutab ja mis ta teeb? Nii nagu nimi N-sensor, eks ole, ütleb, et N justkui nagu lämmastik, et ta on lämmastiku sensor, mis aitab põllumehele lämmastiku toitelemente viia põllule nii, et oleks õige. Aga mis see õige tähendab? Et tegelikult toitelemente on ju palju ja erinevaid, aga miks just lämmastik vajab seda erilist tähelepanu? Üks asi on muidugi see, et lämmastiku kogused on arvestatavalt suured, et keskmiselt see võib paarikümnest kilogrammist kuni 100 kilogrammideni olla hektaril. Aga teine pool on muidugi ka see, et lämmastik väetise viies annab ka kohe visuaalselt väga head efekti. Et me teame ju kõik, et kui lämmastiku puudus on taimel, et siis taimed on helerohelised või isegi kollased, aga kui lämmastikku on palju, siis ta on tumeroheline või isegi lilla. Ja siis sinakatooni võtab täitsa juurde. Just. Ja tihti põllumehed arvavadki, et just sinakas toon, et see on just see õige. Aga tegelikkuses sõltub muidugi kultuurist, sordist, aga pigem see on siis juba natuke see liig. Et optimaalne tase põllu peal, nii nagu meil kõigil elus, peab olema tasakaal, on ka lämmastiku puhul, et ei saa lõpmatuseni seda põllule viia. Mitte, et põllumehed seda viiksid, tänasel hetkel ju lämmastik on väga kallis ka, et see on kindlasti pööranud põllumehi pigem konservatiivsele teele. Aga jah. Ja muidugi lämmastiku puhul ka see, et kui viia normid kõrgele tasemele, et siis võib tekkida ka haigusriske. Haigestuvad taimed kiiremini, et nii nagu inimesel on ju, et kui liigud vähe, sööd palju, siis võivad tekkida erinevad haigused. Et sellest liigsest lämmastikust on ka see lamandamise oht, nagu ma näen, põllud rullitakse maha, et... Just, et see on see lamandumise pool, et kui me nüüd kohe selle juurde asume, siis lamandumine tegelikult ju ongi tingitud sellest, et liiga suur lämmastiku kogus on saanud mingile põllu piirkonnale ja siis taimede tasakaal ehk siis erinevate toitelementide tasakaal on paigast ära viidud. Näiteks kui lämmastiku normid on kõrged, kaaliumit ei saa taim piisavalt kätte, siis taime kest või tugistruktuur on nõrgem ja kogu see energia läheb justkui biomassi või kasvu peale, aga tegelikult taim peaks keskenduma ka oma, ütleme, tugi kesta kasvatamisele, aga kui ta ei saa piisavalt kaaliumit kätte see moment, siis see viib tasakaalust ära ja samamoodi on ka kaltsiumiga, et kaltsiumi puhul samamoodi. Okei. Ja, aga nii nagu Agriconis on see fookus, et me oleme justkui põllumehe abilised, et me aitame, kuidas nüüd öelda, et me oleme tegelikult see vahelüli teadusasutuse, põllumehe ja ka masinatootjate vahel. Ja. Et samamoodi nagu Vihuri Agri, eks ole. Et kui põllumees annab või paneb paika agronoomilised tegevused või plaanid, siis teie masinapark suudab need rakendada väga täpselt põllu peal ja samal ajal tegelikult ju teie traktorid, seadmed, kõik suudavad ka salvestada erinevaid parameetreid töö käigus. Ehk siis see on justkui nagu ringlus, annab info põllumehele tagasi. Ja siis koos meie põllumehega analüüsime, teeme korrektuurid ja uued tegevusplaanid. Uueks hooajaks, just. Just. Et jah, et selles suhtes võiks öelda justkui, et lämmastik vajab erilist lähenemist või erilist protsessi
ja seeläbi justkui üks olulisemaid toitelemente, aga tegelikkuses nii ei ole. Et kõik toitelemendid on olulised, on need siis mikro- või makroelemendid. Justkui tundub, et makro on olulisem, eks ole, et koguse poolest küll, aga samas on kõik need elemendid olulised erinevates kasvufaasides ja et kindlal ajal õiges koguses oleks olemas. Aga jah, et lämmastikust, kui rääkida nüüd üldiselt, et me võime jagada ta lämmastik mullas ja lämmastik taime seisukohalt. Ja. Et mullas lämmastik on oluline, eks ole, taime saagi moodustamiseks ja kvaliteedi moodustamiseks. Aga üha enam ju räägitakse, kindlasti oled kuulnud süsiniku kaubandusest või süsiniku... Sidus, tänapäeval vist on see asja. Ja, no, orgaanilise süsiniku määramine ja kõik see pool, et seal on väga tugev korrelatsioon ka lämmastikuga, sest kui me võtame selle orgaanilise aine, siis tegelikult üldlämmastikust suur osa mullas ongi lämmastikuna orgaanilise aine koostises. Aga ütleme üldlämmastikust see ongi võib-olla kuskil 98%, aga see ei ole taimele koheselt omastatav. Okay. Sest ta on orgaanilise aine koostises. Et taimele omastatav lämmastik mullas on mineraalsete ühenditena. See on siis nitraat, ammooniumlämmastik. Okay. Vähem on muidugi räägitud amiidlämmastikust, aga jah, et need on need kolm ühendit. Ja loomulikult me ei saa ka mööda sellest, et lämmastik on oluline ka keskkonna aspekti poole pealt. Et me teame, et Euroopa Liidus pööratakse väga suurt tähelepanu nii fosfori kui lämmastiku sisaldusele mullas, sest mõlemad on tegelikult kõrge riskiga keskkonnale. Ja lämmastiku seisukohalt, et mida suurem on orgaanilise aine sisaldus mullas, seda paremini teda seotakse, seda stabiilsem on, seda parem mulla elustik, parem veeresiim ja loomulikult on see kasulik ka taimedele. Aga kõrge orgaanilise aine sisaldusega seoses me oleme siin teadusasutustega ka arutanud, et põhimõtteliselt oleks võimalus ka läbi orgaanilise süsiniku proovide määrata või panna paika lämmastikunormid, mis põllu peal varieeruvalt laotada. Aga seal on lihtsalt neid muutujaid niivõrd palju, sest nagu ma eelnevalt ütlesin, et orgaanilise aine sisaldus mullas varieerub suurtes piirides, mida suurem ta on, seda rohkem vabaneb sealt mineralisatsiooniprotsessi käigus lämmastikku, aga mineralisatsiooniprotsess allub erinevatele faktoritele, nagu näiteks temperatuur, niiskus ja sellest lähtuvalt me ei saa paberi peal välja arvutada, et kui palju lämmastikku peaks põllu peal andma. No teoreetiliselt on see võimalik, aga suurtootmisel, kus on palju põlde, siis see ei ole minu silmis majanduslikult mõistlik. Ja seetõttu ongi N-sensor ja N-tester põhimõtteliselt ainuke lahendus, kuidas me saame lämmastikuga efektiivselt toimetada. Et see annab kohe sukse kiire tulemuse põhimõtteliselt ülesõiduga on sul asjad näha, mis põllu peal toimub. Jah, sest me mõõdame ju reaalselt taimes juba olevat lämmastikku ja see annab meile kõige operatiivsema ja reaalsema pildi hetkeolukorrast. Et ega lämmastiku poole pealt võikski rääkida nüüd natukese ka sellest, et kuidas taimed omastavad seda lämmastikku. Et seal ongi peamiselt lämmastiku puhul kaks suunda, et nitraat ammoonium lämmastik 98% nitraat lämmastikust omastabki taim ja väikses koguses ka ammooniumit. Aga kõik see toimub diffusiooni või siis vee massivoo tulemusena. Et need võib-olla tavaraadiokuulajale ei ütle midagi, aga põllumajandusega seotud inimestel on kindlasti pilt selge. Et siia võiks veel juurde tuua lehe kaudu lämmastiku omastamine. Enamasti see on väiksemad kogused leheväetistega, aga meie põllumeestele teada tuntud ka karbamiid. Aga seda väga palju siin Eestis ei kasutata, pigem lõuna pool Leedus, et karbamiidis on amiidlämmastik, mis on taimele lehe kaudu omastatav.
et paljud ütlevad, et karbamiid ongi just kui pikaajaline väetis, pikaajaline lämmastik, aga seal ongi see trikikoht, et amiid lämmastik on just kui kiiresti taimele omastatav, läheb läbi lehe, aga kui ta satub mulla pinnale, siis mulla pinnal on tal vaja teha läbi erinevad tsüklid, et ta oleks uuesti taimele omastatav. Et kõigepealt, kui ta satub mulla pinnale, on ta amiid, siis läbi lämmastiku tsükli saab ta ammooniumiks ja siis edasi nitraatlämmastikuks. Et sõltuvalt mulla temperatuurist need ajaskaala võib varieeruda suurtes piirides, aga kui jämedalt öelda, et meil on jahe kevad 10 kraadi või alla selle öösiti, et siis amiidi muutumine ammooniumiks võib võtta 3, 4, 5 päeva vähemalt ja edasi ammooniumist nitraatlämmastikuks madalate temperatuuride puhul isegi 4, 5, 6 nädalat selles suhtes. Aga teeme siin vahepeal ühe pausi. Olen pausilt tagasi ja teavatan kõiki kuulajaid, et täna on meil siis selle hooaja viimane podcasti salvestus. Et teeme ka meie väikese vaheaja. Varsti hakkab koristus ja siis me oleme kõik põllul, et vabastame stuudio vahepeal teistele inimestele. Et meid on tagasi ja võtame siis praegu selle esimese osa kokku. Ja, et esimese osa kokkuvõtteks, et miks on vaja lämmastikul sellist erilist lähenemist, et esiteks lämmastiku vormid on erinevad, nende liikuvus mullas on erinev, mineralisatsiooni protsessi käigus vabaneb erinev kogus lämmastikku, taimed omastavad lämmastikku erinevalt, sõltuvalt kultuurist, kasvufaasist ja ilmastikutingimustest ja loomulikult lämmastikul on kõrge keskkonnarisk, ehk siis, et taimed kasutaksid selle võimalikult efektiivselt ära ja ei läheks keskkonda ja loomulikult praegustes tingimustes majanduslik pool, sest lämmastiku hind on ju tõusnud kordades. Nii, ja nüüd ongi siis see koht, kus me räägime Agriconi lahendustest, kuidas saab põllumees efektiivselt, keskkonna säästlikult, jätkusuutlikult toimetada lämmastikuga. Et meil on välja töötatud tervikprotsess, mis hõlmab endas 2 seadet, milleks on N-tester. Eestis väga paljudel põllumeestel on juba see olemas, et iseenesest käsi mõõteseade, millega sa saad minna põllu peale ja teostada mõõtmised. Pead valima kultuuri, sordi, kasvufaasi ja siis teostad mõõtmised. Et see tundub küll kõik väga lihtne, aga tegelikkuses on oluline, et me lihtsalt ei käiks korra põllu peal ja ei teostaks ühte mõõtmist, vaid meil oleks mõõtmiste jada, sest üks number meile annab küll väärtuse, aga me ei tea, kummal suunal need protsessid või lämmastiku sisaldus taimes võib liikuda. Et selles suhtes ongi oluline, et kui põllumehel on N-tester olemas, siis peab väike pingutus veel olema ja käia sellega ka põllu peal mõõtmas. Meie soovitame nädalas korra vähemalt, aga võib ka 2 korda vähemalt käia. Võlusõna on siin järjepidevus ühesõnaga. Järjepidevus, jah. Et siin peab jälle ütlema, et mida kallimaks väetis läheb, seda aktiivsemad ja motiveeritumad on ka põllumehed. Et sellel aastal peab ka tegelikult kiitma ilmataati, sest üle pika aja tegelikult üle Eesti on põllud väga ilusad ja vihma on tulnud ka küllaltki jaotatult. Et varasematel aastatel meil on olnud piirkondi, kus on olnud täitsa mitu kuud põud ja jällegi teine Eestimaa nurk, kes on saanud siin ikkagi vihma. Et selles suhtes see aasta on olnud pigem aus kogu Eesti ulatuses ja põllud näevad ilusad välja. Seda on hea teada. Just. Et kui nüüd lämmastiku väetamise juurde tagasi tulla, siis Agriconil ongi üks seade N-tester, siis järgmine protsess on monitooring, et me näeme kogu vegetatsiooniperioodi jooksul ära, et kuidas lämmastik taimes muutub, kas taim on optimaalsel tasemel või tegelikult oleks vaja lisaks anda lämmastikku või siis tegelikkuses taim on heas toitumuses, mis on sellel aastal paljudel põldudel juba olnud, et käid mõõdad N-testriga, aga näed, et tegelikult taim on suutnud omastada selle lämmastiku, mis põllumees põllule viis ja ka lisaks läbi mineralisatsiooni protsessi
on taim saanud mullast lisalämmastikku ja tänu sellele võibki põllumees sellel hooajal tegelikult lämmastiku norme hoida madalamad ehk siis konservatiivsemat joont. Nii, aga kui meil on lämmastikuga väetamise puhul õige kogus teada, õige aeg ka teada, millal minna väetama, siis on järgmine koht õige koht. Ehk siis siin tuleb appi Yara N-sensor, kes ei ole kursis sellega, on seade, mis kinnitatakse traktori katusele. Ja siis ta teostab mõõtmised nii paremalt kui ka vasakult poolt traktorit. Ja andmed saadetakse traktori terminalil töötleb seda vastavalt tarkvaradele ja siis taga olev väetsekülvik või prits korrigeerib normi vastavalt sellele, mis see agronoomiliselt õige kogus on. Ja see kõik toimub reaalajas, ehk siis traktor sõidab põllu peal, mõõtmised toimuvad, iga sekund toimub üks mõõtmine ja siis taga see norm muutub vastavalt sellele, mis on agronoomiliselt õige norm. Ehk siis neid tarkvara võimalusi ja kultuure on erinevaid, aga Yara N-sensori puhul ütleme, see eriline pool seisnebki selles, et meil on mõõtmistäpsus üles ehitatud erinevatele lainepikkustele. Et meil sensor mõõdab samal ajal, kui ta sõidab 4 erinevat lainepikkust. Valguslainepikkust. Valguslainepikkust, just. Et ja kombineerib nii taimestiku tiheduse ehk siis biomassi kui ka lämmastiku sisalduse. Et need on 2 sellist tegurit, mis teevad Yara N-sensori ainukeseks selliseks seadmeks, mis mõõdab agronoomiliselt täpselt lämmastiku sisaldust taimes. Ja muidugi need teised lainepikkused, et need aitavad näiteks, ei ole vahet, on see päev-öö, saab toimetada, on see kerge kastemaas, saab toimetada, et selles suhtes Yara on teinud väga põhjalikud katsetused, juba enam kui 20 aastat, et täiustada seda sensorit ja selles suhtes on see tõesti agronoomiliselt tippsaavutus. Aga jah, põllumehe seisukohalt, miks on hea ja mugav kasutada sensorit, on see, et tegelikult kogu see agronoomiline pool ja tarkvarad on terminalis ja sensoriga kaasas, et sul ei ole vaja eraldi kaardistada või mõõta või teostada eelnevalt või pärast mingisuguseid mõõtmisi. Et traktor läheb põllu peale, saab toimetada, ta on kõik need agronoomilist tarkust täis ja ei ole üldse mingisugust küsimust. Et miks ma selle praegust välja tõin, on see, et tihti minu käest küsitakse, et näed, et turul on ka ju satelliidid, droonid ja veel paljud muud, aga et kas nüüd siis nagu sensori aeg või Yara N-sensori aeg saab läbi, et ei ole. Et tegelikult nii täpset seadet nagu on Yara N-sensor hetkel turul ei olegi, millel on agronoomiline tarkvara ja teine pool, et Yara N-sensoriga sa ei pea kulutama enda aega ja aeg on ühest küljest põllumehe üks kõige olulisem ja kõige piiratum ressurss. Et selles valguses tõesti ei ole teist sellist lahendust. Jah, ta põhjust on seade, mis teeb täppisviljeluse kaardi sul valmis koha peal ja ühe käiguga. Sul ei ole mitut käiku mõtet vaja teha. Just, et seal ongi tegelikult kogu see protsess on tänasel hetkel viidud niivõrd automaatseks, et isegi kaardid kõik jooksevad otse pilve peale, põllumees, kui on lõpetanud või siis traktorijuht on lõpetanud oma tööprotsessid põllul, saadab lihtsalt failid portaali ja kõik on juba näha, kas siis agronoomil või siis ettevõtte juhil või nõustajal, et kellel iganes, ja need salvestatakse. Et edaspidi on võimalik ka neid erinevaid kaardikihte omavahel katta ja näha, et mis on need kogused, on see siis taimekaitse poole pealt, on see lämmastiku poole pealt või lämmastiku sisaldus taimes, et kõiki neid kaardikihte on võimalik jälgida. Vot, ja ütleme nii, et mis see siis sensor rahalises mõistes või ütleme, mis ta nagu kasu toob käega katsutavalt. Et erinevad katsed, mis on läbi viidud nii siin Baltikumis kui ka Euroopas, et need ei ole mitte, ütleme, katsed põllulappidel, vaid katselappidel, vaid need on ikkagi ettevõtte põldudel, ehk siis põllukatsed. Ja
ma võin öelda, et seal keskmised tulemused on olnud talinisu puhul kuskil 4% on enam saak. Et see number tundub ju tegelikult väike, 4%. Jah, no see niimoodi tavakuulele tundus see palju, aga pan hektaritesse, siis see moodustab suure terviku. Just, et ütleme 4% enam saak ja lämmastiku kokkuhoid on ka seal 3-4%. Et need numbrid tunduvad justkui väikesed, aga kui me paneme need tehtesse, kus me võtamegi reaalselt talinisu saagi, on ta siis seal 5-6 tonni, paneme juurde 4% enam saaki, arvutame läbi tänaste hindadega, et selles suhtes see tegelikult hektari hind tuleb juba sinna 100 euro ligi. Ja nüüd iga põllumees saabki arvutada, et kui suurel pinnal ta toimetab, ütleme talinisuga, korrutab 100 euroga läbi ja saab juba selle, mis ta reaalselt esimesel aastal teenib. Aga see on lihtsalt praegust talinisuga. Et kui me võtame näiteks rapsi puhul on enam saak seal 5%, aga mis on hetkel rapsi hinnad, et seal kiirelt ära teha, siis seal on hektari võit juba 100 pluss eurot, ehk siis ma arvan kuskil 150 eurot isegi. Et need on need sellised müüginumbrid, aga see reaalselt toimib. Et ma olen ikka põllumeestele öelnud, et esimene asi, mis sa põllu peal pead tegema, on lupjamine. pH peab paigas olema, eks ole. Aga ennem sa ei saa pH-ga toimetada, kui sul ei ole mullaproove. Et järelikult täpselt mullaproovid, siis on pH-ga toimetamine. Ja nüüd võib öelda, et tegelikult sensor võiks olla juba järgmine etapp selles pingereas. Aga loomulikult põllumajandus on niivõrd kompleksne ja muld ja kõik kaasa arvatud, et selles suhtes ühe mängijaga ei tee siin midagi, et tervikut peab vaatama. No nii palju, kui minul on nagu põllumeestelt tagasisidet, siis peamine asi, mida nad kõik kiidavad, on see, et lamandumist on vähe. Tänu sellele on see koristusaeg palju kiirem, sest ei pea kombainiga ühelt poolt ja teiselt poolt pusima, et see asi kõik maast kätte saada, et sealt tuleb juba ajaline ja rahaline võid teiselt poolt ka vastu sulle. Täpselt, et tegelikult sa juba tõid välja selle lamandumise, aga ütleme saagikasvu ja lämmastiku kokkuhoiu poole pealt ma hüppaks järgmise teemani, et on kvaliteet. Et tihti on tegelikult põldudel see, et kvaliteet võib väga suurtes piirides hüppelda. Et saadad ühe koorma ära, on üks proteiin, saadad teise koorma, on teine. Et siis sealt võib tekkida ka see konflikt. Aga kui sa kasutad sensorit, seal on eraldi kvaliteedi tarkvara, siis kvaliteet on ütleme 0,5-1% proteiini seisukohalt kõrgem ja ta on ühtlasem, et ei ole neid ära kukkumisi selles suhtes. Et see kindlasti on ka väga oluline tegur sensori kasutamiseks. Ja nii nagu sa tõid välja, et lamandumise puhul me oleme ka teinud erinevaid arvutusi, et tegelikult lamandumine justkui tundub, et jah, on küll halvasti, aga lamandumisega kaasneb väga palju muid kulusid juurde. Esiteks kvaliteet on kehvem, sa oled suure koguse lämmastiku kulutanud sinna, mis tegelikult on pärssinud sul seda rentaablust. Siis lisaks kombaini töö, kombainiga sa kulutad väga palju aega, sa kulutad kütust, mees on pehmelt öeldes tige ja kuivatuskulud ja kõik nii edasi, et tegelikult see on niivõrd suur tervik, et üks väike nüanss, aga need kulud jah, tulevad ridamisi veel pärast järele. Võib-olla peakski jah, et siin selle sensori puhul kokkuvõtvalt, et seal on neid teenimisi võimalusi väga, väga mitmeid, et kõrgem saak, hoiad lämmastiku kokkuhoid muidugi sõltub pigem sellest, et kuidas on juba praktika olnud põllumajandusettevõttes, et mis on need normid olnud ja mis on ka hooaeg. Siis keskkonna seisukohalt sul on kindlasti optimaalsem bilanss, lämmastiku bilanss, mida ma arvan, et hetkel veel Eestis nii aktuaalselt ei vaadata, aga näiteks tulin just nüüd Saksast, siis seal on erinevates piirkondades ju
pandud paika juba mullaproovide alusel, määratakse mullagrupp, orgaanilise aine sisaldus ja siis öeldakse, et näed, vot sellele kultuurile sul on lubatud seal piirkonnas anda ainult 150-160 kilogrammi lämmastikku. Et kindlasti tuleb see ka meil siin Eestisse ja siis on need, kellel on sensor ja tark lämmastiku lähenemine eelisseisus, et nad suudavad nendest tingimustest toimetada efektiivsemalt. Loomulikult lavandumisrisk väheneb peaaegu nullini ja parem koristus efektiivsus. Et selles suhtes tõesti sensor on väga hea abimees põllumehele, ta küll vajab natukese rohkem pühendumust või natukese protsesside ümber mõtestamist ja rohkem jälgimist põllul, aga võit on igal juhul nii põllumehe kui ka keskkonna poole pealt. See on väga tähtis nagu mõlemale. Jah. Okei, et siinpool siis soovime raadiokuulajatele, et head suve ja me läheme nüüd meidiga siis suve vahele. Ilusat suve ja peatset koristust. Nägemist kõigile.